minu debüütromaani Klaaslagi esitlusele. Mina olen Katariina Libe, minu kõrval istub autor ja räägime siis natukene sellest raamatust. Suuremas jaos siin on naised, mis ilmselt läheb väga hästi kokku selle raamatu temaatikaga, milleks siis ongi. Sa ise ütlesid mulle küll naistevastane vägivald selle teemana, aga mina näen rohkem nagu naise positsiooni, et see on nagu minu meelest see nagu valdavam teema, sest et kogu aeg need naised ikkagi vägivallaga kokku ei puutu. Aga mõtlesin, et alustame üldse väikesest tutvustusest, et kuidas sa üldse kirjutamiseni jõudsid ja kuidas sa romaani kirjutamiseni jõudsid? Jaa, ma kunagi kirjutasin luulet 20. alguses ja isegi õnnestus üks luulekogu välja anda. Ja mäletan, et ma mõtlesin, et neid luulekogusid tuleb hästi palju ja hakkabki olema minu selline väljund. Aga siis kuidagi elu läks niiviisi, et üsna kiiresti, mõned aastad hiljem, avastasin, et see kõik on nii reaalne ja üldse ei kõneta mind, ja siis see kuidagi täiesti jäi varju surma, see üldse kirjutamine. Võib-olla mul tundsin ka, et mul oleks vaja nagu midagi muud vahepeal teha. Ja siis kuskil 10 aastat hiljem ma mäletan, et siis ma mõtlesin, et ma kunagi tahaks romaani kirjutada, aga ma teen seda siis, kui ma oma elu korda saan. Ja ma ei usu, et ma päris selle korda sain, aga ma vähemalt leidsin sellise hetke oma elus, kus siis seda reaalselt kirjutada. Et see tuli sellise nagu purskena, ma ei kirjutanud seda mingi 2 päevaga või 2 nädalaga, aga mingi paari kuuga või midagi sellist. Et ma teadsin, et ma tunnen ennast, ma olen loomult laisk ja siis ma teadsin, et ma pean, kas ma teen selle nüüd või ma ei tee seda mitte kunagi. Et nii see nagu läks. Et jah, et ma nagu, see on käinud selliste lainetena ja võib-olla lihtsalt oli siis see õige hetk seda teha. Ma ei ole kunagi iseennast identifitseerinud, nagu, et ma nüüd tahakski ollagi kirjutaja või veel enam kirjanik, et see on midagi, mida ma teatud eluetappidel nagu olen põgusalt teinud. Sa mainisid seda elu korda saamist, minu meelest see on ka natuke läbiv teema siin, et kõik need naised tegelevad oma elu korda saamisega. Aga sa juba vastasid mu küsimusele, mis ma tahtsin küsida, et kui kaua võttis aega selle loo sündimise? Sa vastasid üsna kiiresti, aga kas mingid elemendid või mingid tegelased või midagi oli sinuga juba enne kaasas? No see oligi, see niiviisi kujunes, et kui see mõte tekkis, siis ma mäletan, ma tegin mingeid märkmeid ja ma panin need märkmed ilusti kirja, et siis kui ma elu korda saan, siis ma hakkan kirjutama. Ja siis kui tekkis see hetk, siis ma nagu võtsin selle uuesti ja need olid väga kasulikud, kuigi need olid siis, ütleme siis ikka aastaid hiljem, eks ju, aga need tulid ikkagi väga kasuks. Aga see algne idee sellest reaalsest teostusest nagu erines väga palju, sest ma ise arenesin selle jooksul ju väga palju ja inimene nagu muutub ajaga. Et selles suhtes jah, et mul see idee tekkis, aga siis teostuseni ma jõudsin ikkagi väga palju hiljem. Aga jah, ma ütlen, et tänu sellele, et ma lihtsalt nagu otsustasin, et ma teen selle ära, no matter what. Varem luulet kirjutanuna ma tahtsin selle kohta ka küsida, et kas sa ei, ütleme, need teemad, siin on näha, et sind on mingid teemad närinud, eks ole, või väga sügavalt puudutanud, et sa ei tahtnud neid teemasid siis nagu luulevormi panna. Hea küsimus. Ma võib-olla nagu, ma olen alati mõelnud, et luulega on nii, et sa saad nagu väga palju nagu varjata või kuidagi niiviisi anda mingeid vihjeid ja see kogu see poeetilisus ja see annab sellise võimaluse peita tegelikult, mida sa tahad tegelikult öelda. Et võib-olla selline romaani vorm on selline palju konkreetsem žanr. Okei, keegi võib ka kirjutada hoopis vabamas vormis romaani, aga et ma tundsin, et
et ikkagi nagu ausalt, mul oli selline soov kuidagi ausalt ja väga toorelt seda asja nagu teha. ja mõtlesin, et luule, et ma hakkaksin nagu selle luule žanris hakkaksin hämama liiga palju ja see jääks nagu selliseks millekski muuks. Su luule kohta on toodud välja märksõnu melanhoolne, nostalgiline. Noh, eks ka see romaan on natukene melanhoolne, et kas sinu jaoks kirjutamine on ka mingil määral teraapia olnud, et kuidagi mingist melanhoolsusest läbi sõita? Kindlasti, et ega see oligi nagu selline nagu väljakirjutamine või et kuidagi saada mingeid mõtteid ja selliseid tundeid nagu endast välja. Need ei pea olema ju tingimata kõik nagu minu endaga seotud, aga mingid ideed, mis mul on tekkinud sinna ümber nagu ehitada midagi, siis nagu seda liha ümber. Et jah, see kindlasti oli nagu mulle teraapiline, ma mäletan, et ma väga kirglikult, mul oli väga kirglikke hetki ja ma väga nautisin seda ja oli ka selliseid hetki, kus ma üldse ei viitsinud ja ei tahtnud. Et aga see käibki kindlasti selle juurde, et jah. Aga nüüd ma küsin juba kohe huviga, et sa ütled, et sa oled lask ja ei viitsinud kirjutada, aga kuidas sa siis sundisid ennast? Kas sa panid nagu mingid kindlad ajad, et panen hommikuks äratuskella enne tööd, nüüd kirjutan tund aega? Ja oligi nii, et ma tulin ühest töökohast ära, niiviisi peaaegu päeva pealt, väga viskas üle, kõik läks aia taha. Ja siis mul oli see aeg ja ma mäletan tõesti jah, et ma nagu ärkasin hommikul, jõin kohvi ja siis natuke oli ka selliseid hommikuid nagu tööle minnes, et nagu väga ei viitsi, aga siis nagu ikkagi tegin selle arvuti lahti ja kui ma juba sain nagu ree peale, siis oli nagu hästi. Et mul on üldse elus kõigega nii, et kui ma nagu juba midagi teen, siis ma arvan, siis juba läheb, aga jah, et see alustamine on mulle nagu alati väga raske. Aga no ma arvan, see on üsna inimlik ka. Ilmselt küll. Aga lähme siis nüüd selle konkreetse romaani juurde. Et siin on siis 3 naise lood peamiselt. Neist esimene on siis, leiab aset 30-ndatel. Teine on siis aastal 86, mis on üksiti sinu sünniaasta, eks ole. Selle kohta tahaks ka küsida, et kas on juhuslik. Ja 3. lugu on siis 0-ndatel. Miks just sellised ajastud? Ma mõtlesin, et kõigepealt see oleks nagu selline terviklik ja lihtsalt nagu ilus, et on selline õnnis Eesti aeg, niivõrd kuivõrd nõukogude aeg. Ja kuna need 80-ndad tunduvad mulle sellised põnevad, just sellest naise perspektiivist. Noh, näiteks mu ema oli oma parimates aastates 80-ndatel, eks ju. Ja siis selline võib-olla minu kaasaeg või mingis aeg, et see on lihtsalt nagu romaani sellise terviklikkuse mõttes, et mul üks prototüüp tegelikult elas hoopis muul ajal või natuke hiljem, aga ma nagu asetasin ta sinna Eesti aega, et muidu oleks nagu et see oleks nagu värvikirevam nii-öelda. Nii et selline tehniline võte? No ütleme nii, jah. Vot tahtsin selle sünniaasta kohta küsida, kas see oli juhuslik, et sinu sünniaasta toimub üks liin? No see nii ja naa, et jah, et lihtsalt ikkagi nagu mul on ka palju ju isiklikke küsimusi sellega seoses ja seal on selline väike isiklik motiiv ka sees ja võib-olla sellepärast see aasta jah, oli nagu mulle imponeeris. Aga see oleks võinud paar aastat sinna-tänna, ega seal nagu selles suhtes ajastu mõttes ju nii palju nagu võib-olla rolli ei mängi, aga nii sai valitud ja väga suurt sümboolset tähtsust sellel nüüd ei ole. Okei. See on siis 3 naise lood, nagu ma juba mainisin. Ma ütlen, et mulle endale see väga sympatiseerib, see on mu üks lemmik nagu romaani nii-öelda nagu võtteid või žanre, kus siis mitu lugu jooksevad paralleelselt. Esialgu tundub, et nad on nagu täiesti eraldiseisvad, aga siis
mida edasi sa loed, seda enam sa näed neid kokkupuutepunkte nende lugude vahel. Et täpselt sellise ülesehitusega see romaan just ongi. Tahtsin küsida, et kas üks nendest naistest oli sulle kuidagi südamelähedasem kui teised? No ma hästi nagu nii-öelda lustisin selle ilmiga seal, et kuna tema prototüübi kohta ma ka uurisin, oli üks kunagi selline luuletaja, noor naine, kes suri väga noorelt, et ta jättis mulle väga sügava mulje, et kuidas tal oli nagu selline hästi puhas ja kaunis anne, aga noh, võib-olla selles tolles ajas nagu oli seda võib-olla raske tal või noh, ta oli ka väga viljakas ka, aga ikkagi ta oli nagu mingis mõttes omast ajast ees ja mingis mõttes ta nagu sündis natukene nagu valel ajal. Et selline huvitav karakter, et jah, tekitas palju nagu selliseid mõtteid. Kes see oli, võib küsida? See on Ilmi Vollung, luuletaja. Millal tema elas? Minu teada tema 50-ndatel oli ta nagu selline, olid tema need tegevusaastad. Et jah, varasel nagu nõukogude ajal siis oli ta tegev, aga ta juba 20-ndate keskpaigas vist suri. See tundub loominguliselt päris nagu magus, et sa võtad päriselt eksisteerinud inimese ja mõtled talle elulooline. Jah, et noh, aga millestki peab nagu ju šutti võtma ja inspiratsiooni saama, ja see oli ka põnev, et tal nagu ei ole, tema kohta ei ole väga palju infot, ta suri ka nii noorelt, aga on selliseid fragmente ja see tema haigus ja kõik sellega kaasneb, et üldse sellise noore inimese surmaga leppimine ja et see on väga tegelikult universaalne tänapäeval ka, kus tegelikult noored ju kuidagi romantiseerivad seda surma ja enesetappu ja kõike seda, et siis tema nagu oli jällegi selles positsioonis, kus ta kindlasti ka romantiseeris seda ka, aga kohe kindlasti ta ei soovinud surra. Et selles suhtes see surmamotiiv ka oli tema juures nagu põnev. Aga minnes nüüd selle raamatu nagu põhiteema juurde, mille sa ise sõnastasid nii, et see on naistevastane vägivald. Vägivalda siin ikkagi on rohkem vist ikkagi vaimset vägivalda, siin on ka seksuaalset vägivalda, aga füüsilist vägivalda. Miks just see teema? Et justkui tundub, et sellest naistevastasest vägivaldast räägitakse praegu nii palju, aga ikkagi vist mitte piisavalt. No ma olen mõelnud jah, et see on ikkagi väga aktuaalne teema ja võib-olla just sellepärast, et mina isiklikult ei ole füüsilist vägivalda kogenud. Seda enam ma nagu mõtlesin, et ma tahaks nagu seda mõtestada, et kõigil on väga palju selle kohta öelda, ka meestel, ka naistel. Ja mul tundub, et see on midagi sellist, mis on selles mõttes ka nagu universaalne, et mitte ainult nagu vägivald, vaid üleüldse elus erinevad sündmused ja traumad, et see näitab nagu, kui kerge on kuskile kinni jääda. Ma nagu oma elu pealt ju näen ka, et isegi mingid väiksemad sellised kriisid, et kui raske on nagu sealt väljuda. Ja siis samas öeldakse, et ka inimene on vägivaldses suhtes, et miks ta siis ära ei lähe. Et väga kerge on nagu öelda, aga samas ma arvan, kus inimene oleks ise selles situatsioonis ja kui ta oleks isegi palju kergemas situatsioonis, siis ikkagi väga raske on nagu, väga raske on lahkuda ja uuesti alustada ja üldse neid elumuutusi teha. Et ma arvan, et seda on nagu oluline mõista, et väga raske on neid muutusi elus teha. Mulle väga imponeeris või mind puudutas selle romaani puhul ka mitmest
liinist läbikäiv selline kinnijäämine just nimelt jah, mida sa praegu mainisid mingitesse seikadesse, mis kõrvalt vaadates võiksid olla täiesti nagu mitteolulised, aga siin on siis, mulle tundub, et kaks naist, Kätlin ja Sandra, et nad ei suuda, nad nagu ei saa oma elu korda, nagu sa enne ütlesid. Nad ei saa oma elu korda või nad ei suuda hakata elama mingite täiesti nagu justkui kõrvalt vaadates väikeste asjade pärast. Et kas see oli ka siis üks selline tõuge seda romaani kirjutada, et kuidagi kirjeldada seda olukorda, kus võib olla inimene, kellel justkui on kõik olemas, ta võiks oma elu korda saada, ta võiks hakata oma elu elama, aga miski nagu hoiab teda tagasi. jah, ja seal on võib-olla nende karakterite puhul on see ka, et pealtnäha võiks ju nagu, et keegi ei hoia ju sind kinni ja mine ja tee, aga on sotsiaalse, ühiskondlikud ootused, on sinu perekondlikud ootused, et on sellised dogmad, stigmad, mida iganes, millest on nagu raske nagu üle saada. Et inimesed ikkagi väga mõtlevad, kui nad nagu selliseid suuri elumuutusi teevad. Et jah, et see ka, et ma arvan, et sellisel võib-olla intellektuaalsete ambitsioonidega naisel on seda nagu veel raskem teha, et sul on nii palju nagu neid nurki, kuidas seda elu mõtestada ja kui sul on veel mingid ambitsioonid, mida sa soovid nagu täita, aga need ei täitu, siis võib-olla tekibki selline, et võib-olla siis ei suudagi, sul ei olegi seda jõudu edasi minna. Aga laiemalt siis teema naistevastane vägivald. Kuivõrd sulle üldse tundub, et selliseid sotsiaalseid teemasid kultuur, kunst, kirjandus saab puudutada või ütleme, et kuivõrd kultuur, kunst, kirjandus saab üldse midagi muuta või kas peaks puudutama? Ei, no ma arvan ikkagi, mida rohkem sellest nagu rääkida, seda parem. Ja võib-olla just nagu teha seda ka sellises mõttes, et näiteks romaani või ilukirjanduse kaudu, et tegelikult need olukorrad ju ei ole nagu mingid ebarealistlikud, mida ma seal kirjeldan, et need on väga igapäevased. Et kindlasti see, et ma nagu ise ka imestan, kui ma nagu selle romaaniga töötasin, et kui tegelikult universaalselt need probleemid on ja kuidas need nagu ikkagi ajaga ei taha kuidagi nagu muutuda, et ikkagi nagu ma ei taha võib-olla päris nii öelda, aga ikkagi ütlen, et seda ühiskonda nagu peavad eest ja juhivad sellised meesteklubid ja siis naised nagu püüavad sinna kogu aeg nagu sisse saada. Ja need, kes üksikud, kes saavad, need siis ka muutuvad natuke nagu meesteks või et seal nagu ellu jääda. Et sa ei saagi nagu olla sina ise, vaid sa pead nagu ka muutuma selleks meheks, kui sa lõpuks nagu saad sinna. Et see mingil määral see ühiskond ikkagi toimib niiviisi ja see on nagu väga aeglaselt kuidagi on see muutus näha ja see võtab veel, ma arvan, pikalt aega. Ja ma arvan ka, et see on universaalne, et ega see nii verbaalne kui füüsiline vägivald naiste vastu, et see ei ole, ma siiralt arvan, et see ei ole nagu sinu ühiskondlikust staatusest või sinu haridustasemest, et see võib igaühega juhtuda. Et me ikkagi tahame nagu arvata, et niisugused haritud ilusad inimesed, et nendega seda ei juhtu, aga paraku see nii ei ole, et nad lihtsalt häbenevad ja nad ei räägi sellest. Et seda enam, et see on veel varjatum ja see on ka lisandunud niisugune majanduslik vägivald ja et see nagu mida aeg edasi, seda keerukamaks see läheb ja seda raskem on ka võib-olla neil naistel nagu väljuda sellistest suhetest või sasipundardest. Ja lisaks vägivallale, nagu ma juba enne mainisin, oli
oluline teema, see naise positsioon või üldse mingid olukorrad või situatsioonid, millesse ainult naine meie ühiskonnas satub. Ja seesama, mis sa rääkisid meesteklubidest, seal oli hea näide sellest 90ndate pangandusmaailmast, kus siis üks naistegelane põhimõtteliselt ka nagu pidi muutuma meheks, et siis seal ellu jääda. Tahtsin küsida, kas sa tegid selle jaoks mingeid intervjuusid või kas sa rääkisid kellegagi või kas sa said kelleltki mingeid selliseid nagu mõtteid mingite selliste nüansside kohta, mille peale võib-olla ise poleks tulnud? No ma ütlen ausalt, et ma nagu otseselt sellist uurimustööd ei teinud, aga mul oli ka üks selline nagu reaalselt eksisteerinud naisterahvas, kes ma arvan, kellelt ma nagu võtsin natuke šnitti, jäägu see saladuseks, aga ma arvan, et neid naisi tolle väga palju nagu ei olnud. Aga ma lihtsalt mõtlesingi, et ma lasen oma fantaasial lennata, et kuidas see võis nagu olla, seda ei ole nagu raske ette kujutada, kuidas tol korral need asjad käisid ja sellest on tegelikult palju kirjutatud ja need 90ndad ja see kauboi kapitalism ja kogu see anarhia, mis valitses, et sa pidid sellega nagu kaasa minema, oled sa mees või naine, nagu sa olid naine, siis sa pidid nagu eriti veel kõva rusikaga olema ja inimestest üle sõitma, et jah, et seal oli teatud selliseid motiive, mis ma nagu siit-sealt üles korjasin, aga sellist jah. Aga ma lasin jah üsna nagu lihtsalt selle pealt, mis ma ise olen lugenud ja seda asja enda jaoks mõtestanud, selle pealt lasin nagu jõugu. Kui see naiseks olemine on selline natuke nagu marginaalne, eks ole, siis siin romaanis on ka selline topeltmarginaalne moment, et on üks naine, Eesti naine, kes läheb siis Prantsusmaale, kus ta on siis nagu ida-eurooplane ja täiesti selles mõttes selline, tal on väga raske kuskile nagu sisse saada. Kas see on mingi asi, mida sa oled ise kogenud või selle peale ka varem mõelnud? Ma olen selle peale palju mõelnud, mina ise ei ole välismaal elanud kahjuks, aga oma sõbrannade ja tuttavate pealt ma olen näinud, kuidas see võib olla, kuidas tegelikult on väga raske, see stigma on nagu nii suur küljes, et ja selle Prantsusmaa valisingi sellepärast, et ma olen aru saanud, et prantslased on nagu eriti sellised, nad väga raskelt vist lasevad ennast ligi ja ükskõik kui hästi seda prantsuse keelt võid osata, kui hästi sa, kui tark sa võid olla, sa ikka nende jaoks on ikkagi, et on see, kui lapse sealt oled Nõukogude Liidu blokist ja et neil on nagu hästi nagu selline must ja valge see nägemus, et just see, et sa nagu näiliselt võid nagu täita kõik need linnukesed ära, aga lõpuks ikkagi sa oled ju seal, et see nagu ja ma ei ütle, ma võib-olla ise nagu prantslasena mõtleks samamoodi, et see on sellises kultuurilises mälus nagu väga sügavalt sees, ja see on jah, sa pead nagu 1000 miljon korda rohkem vaeva nägema ja siis sa ikka nagu võib-olla põrkud vastu seina, et see on nagu, see on elu. Veel ühe teemana oled sa sisse toonud laste saamise teema, just pigem nagu vastupidises mõttes, et seal on teemana lastetus, abort, laste mitte soovimine, siis on ka hirm, et ma ei suuda oma last armastada. Kuidas need teemad siin, miks sa selle nii, ta on kõikides lugudes sees, et miks sa selle nii tugevalt oled sisse toonud? Ma lihtsalt leian, et on hästi oluline aru saada, et naistel on erinevad vaated selles osas, et sellega on ka jälle nii, et on palju arvajaid, mis see naise roll peaks olema ja see emaduses on kuidagi hästi müstifitseeritud ja glorifitseeritud ja see oleks kuidagi nagu siiamaani peetakse seda nagu lapse kõige suuremaks nagu eesmärgiks siin elu edasikandmine. Et ma tahtsingi võib-olla näidata, et on erinevaid naisi,
et kõik need valikud tegelikult on, nagu adekvaatsed ja õiged, et keegi ei pea nagu tegelikult ju halvasti ennast tundma, mida iganes ta teeb, kuigi me paratamatult tunneme. Ja kõik need teemad, mis seal on püstitatud, seal on ju väga palju traumat ja väga palju üleelamist. Aga tihti need traumad on just tingitud sellistest ühiskondlikest hoiakutest ja kuidas me neid asju nagu mõtestame. Et jah. Sa oled kirjutanud 2 arvamuslugu ka sel teemal. Ma tahtsin küsida isikliku küsimuse, kas sul on lapsi? Ja, mul on 1 laps. Kui vana ta on? 4-aastane tütar, jah. Okei, 4-aastane. Aga kas sa enne seda siis nagu tundsid survet, et miks sul ei ole ja miks sul ei ole juba 5 last? Eks ikka tundsin ja ma olin sellel ajal just selles viljakas eas, kus ma olin ühiskonnale kahjulik element juba ja noh, et kindlasti ma tundsin nagu teatavat survet ja ma tundsin ka mingit trotsi, ma mäletan, et ma isegi tundsin nagu vajadust nagu sellele vastanduda, eks ju, et ma pasundasin kõigile, kuidas ma üldse ei taha kunagi lapsi saada ja nii edasi, et seal oli niisugused, mul oli sellega väga nagu tugev selline side ja just see, et noh, et keegi tahab nagu minu eest selle otsuse ära teha, et see on nii isiklik asi ja see peakski selleks jääma. Tahtsin küsida ka seda, et nüüd, kus debüütromaan on väljas, mis sa järgmisena teed? No mul on üks mõte ja tegelikult ma tahaksin kirjutada hoopis midagi nagu sellist humoorikat. Ja mul on üks mõte ja see oleks midagi hoopis nagu midagi muud. Et ma tegelikult ise arvan, et ma ise arvan, et ma olen väga naljakas inimene ja arvan, et mul oleks potentsiaali kirjutada midagi sellist satiirilaadset või midagi sellist. Et võib-olla hoopis midagi sellist, et ma sain nüüd selle suure koorma enda seljalt maha ja nüüd ma võiks millegi lõbusaga tegeleda. Et selline mõte mul on, aga jällegi ma pean leidma endas nagu sellist motivatsiooni ja jõudu ja ka viitsimist sellega tegeleda. No vot selle murekoorma kohta küsides, et kas sa ise näed, et selles romaanis oli mingi selline helgus või kas kellegi liinis oli midagi sellist, mis nagu lunastas kuidagi selle sündmuse? Ja mis oli kõige helgem enda jaoks? No minu meelest kas see nagu just helge, aga ma arvan, et see nagu, mis sealt nagu kokkuvõtvalt saab niiviisi ühise nimetena välja tuua, on ikkagi see, et need naised nagu, nad nagu ikkagi ei andnud alla, et kuidagi võtsid teatud asjad, aktsepteerisid teatud asju, asjad on nagu nad on, aga nad ka nagu ei vandunud sellele elule alla või et kes, muidugi see on interpreteerimise küsimus, aga ikkagi jah, et see helgus on, et see ikkagi ei taha olla nagu, taha olla see kannataja ja see ohver ja võib-olla ka anda nagu täielikult alla, vaatamata nendele eluraskustele. No see on see helgus või see positiivsus. See helgus või positiivsus, mis minuni jõudis, oli natukene seotud selle, kuidas seda nüüd nimetab, proloog või eessõna või kuidas sa nimetad seda, mis siin esimesel lehel on, mille viimane lause on: hommikust saab õhtu, päevadest nädal, kuudest aastad ja aastatest ei viski. Kui ma seda alguses lugesin, siis see tekitas küsimusi, et miks ei viski. Aga olles selle läbi lugenud, siis ma sain aru, mida see tähendas. Ma ei tea, kas sa seda mõtlesid, aga minu jaoks tähendas see seda, et lõppkokkuvõttes ei ole mitte millegi tähtsust. Et lõppkokkuvõttes need naised elavad oma elu ära, nende elud
nagu suures pildis on täiesti tähendusetud ja üks, et nad lihtsalt surevad ära. nii et see helgus selles mõttes on see, et ainuke elu, mis sul on siin ja praegu. et sina saad oma elust teha täpselt sellise, nagu sa vähegi tahad või saad. et minu jaoks oli see helgus siin sees. jah, aitäh. ei, selles suhtes seda võib ka niiviisi mõelda ja, et iseenesest seal ei ole ju midagi sensatsioonilist nendes tegevusliinides, et noh, see oligi mu eesmärk, et need on tavaliselt naised täiesti potentsiaalsete eluliinidega, mingisugused motiivid, mis ma kuskilt võtsin, noh, ma lihtsalt ehitasin sinna midagi ümber, aga seal ei ole ju midagi sellist, mida päriselt nagu ei võiks kunagi juhtuda. et selles suhtes jah, et selline see naise elu on, ütleme niiviisi. ja sõltuvuse teema muidugi on ka siit otsida, sellest me räägime. jah, aga noh, ma arvan, see on ka väga tugevalt seotud sellise hetkega, kus sa nagu elus parasjagu oled ja kui need ummikusse jooksmised tekivad, et siis paratamatult nagu võivad ka need sõltuvusprobleemid ilmneda. jah. kas sulle tundub, et naise puhul on see sõltuvus veel suurem tabu kui mehe puhul? ma arvan küll, et kui ma veel luuletasin ja nendes lokaalides härrastega käisin palju veini ja viskit joomas, siis kuidagi see oli väga nagu fine, et ikka üks korralik kirjamees ikka lapsutab, aga selline purjakil naine on ikka nagu selline kole vaadata ja see nagu ei kõlba nagu kuskile. et see kindlasti on, et ma mõtlen kasvõi ühiskonnas laiemalt, et noh, et kui mõni poliitik, kes libastub ja midagi teeb, on kuskil purjus või mis iganes, siis talle kindlasti antakse kergemini andeks kui samas positsioonis naisele. Aga selles ei ole ka süüdi ainult nagu mingisugune anonüümne ühiskond, vaid eks naised ise ka nagu seda kultiveerivad natukene, et noh, mida naine nagu, milline naine on see õige naine ja et see on meie nagu selline ühine loodud selline stigma nagu, mida võiks nagu murda, et mis on lubatud naisele, mis ei ole lubatud naisele. Miks see peab nii olema, aga noh, see on ka jälle nagu väga visa muutuma. mulle tundub, et kui sa räägid sellest lokaalides käimisest, et siis naise puhul see on lubatud nagu lühemat aega. Ja siin tuli ka see välja, et tegelikult see Sandra, et justkui see, et ta nagu noorena pidutses, see oli nagu okei, aga mingist hetkest naiste puhul, et need võivad kauem pidutseda, et naiste puhul mingi hetk tuleb see piir ette, noh 30 umbes või et tegelikult nüüd sul võiks ikkagi pere olla ja nüüd sa võiks nagu normaalseks hakata. ei, ma arvan küll jah, et ongi, et jah, et siis okei, kui isegi sul lapsi ei ole, siis ikkagi sul on sa oled teatavas eas, selles eas teatavaid asju või võib-olla ei ole kombeks teha ja nii ongi jah. Et see on ka jah, selline asi, mis kuidagi jah, ma ei tea, miks see nii on, aga see nii on. Vot viimase teemana, mida ma ei maininud, mis on siin ka jookseb üsna põgusalt läbi, on pornograafia kui naistevastane vägivald. See oli minu jaoks küll ootamatu ja üsna selline, ei tule meelde, kus oleks viimati seda teemat nagu niimoodi käsitletud. Kuidas see sinna jõudis? Jah, no see oli selline vilksamisi ja kas ta läheb nagu, jah, ta on selline pigem selline, jah, ka võib-olla tahtsin nagu ühtpidi nagu võib-olla näidata, et palju räägitakse pornograafia puhul, et kui palju seal on, et noh, et mõnes riigis naised ise tahavad ju seda teha ja teises riigis on see keelatud ja kuidas üldse see suhtumine sellesse, et see on kõik selline väga ambivalentne, et võib-olla, et see illusioon ka, et noh, et meil on ju siin noh, feminism ja kõik, et mine ja tee ja kui sa tahad, aga see tegelikkus võib olla hoopis midagi muud.
et noh, meil on tänapäeval see OnlyFans ja mis seal on, et noh, et naised väga rõõmsalt teevad ja teenivad palju raha ja ma üldse absoluutselt ei ütle midagi. Aga ma arvan, et seal on jah, väga palju selliseid kihte nagu, et kuidas võib-olla see tegelikkus ei lähe jah illusiooniga nagu kokku. Et võib-olla seda ma üritasin seal natuke lahata. Aga ma küsiks vahepeal, et kas kellelgi publikust on mõni küsimus? Tundub, et ei ole. No aga siis jääme ootama seda huumorilugu. Jah, hästi, aitäh! Aitäh! Aitäh tulemast!